Araabia Ühendemiraadid teatasid just OPEC-ist lahkumisest, samal ajal kui Ameerika Ühendriikide ja Iraani läbirääkimised on peatatud. See on Trumpi jaoks ülekaalukas võit. Nõrgem OPEC annab Ameerika Ühendriikidele rohkem ruumi survet avaldada, ilma et nad peaksid nii palju sõltuma kartelli otsustest. Otsus kinnitati teisipäeval 28. aprillil aastal 2026 ja see jõustub 1. mail. Teade tabab naftaturukes.jl, mil Teheran on Ameerika Ühendriikide blokaadi tõttu surve all. Hormuz on endiselt kõrgendatud häireseisundis ja Valge Maja nõuab ranget kokkulepet Iraani tuumaprogrammi osas. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Os áudios versus standardil, Milson Alves. Araabia Ühendemiraatide lahkumine ei ole kartelli sisemine detail. See on tõsine murdumine, sest Abu Dhabi on üks suuremaid energiajõude Pärsia lahe piirkonnas ja on püüdnud saada rohkem vabadust tootmiseks, müümiseks ja oma strateegia määratlemiseks. OPEC-ist ja OPEC Plussist lahkudes saadab see riik selge sõnumi. See ei taha jääda kinni kvootidesse, aeglastesse koosolekutesse ja poliitilistesse vaidlustesse, ajal mil turg muutub väga kiiresti. Vahetu mõju on soodne Ameerika Ühendriikidele. Trump on alati kritiseerinud OPEC-it selle eest, et nad püüavad pakkumist kontrollida ja hindu kõrgel hoida. Nüüd, kui Iraaniga on käimas tõsine kriis, lahkub tugev tootja grupist. See vähendab kartelli ühtsust, nõrgestab eksportijate ühtsuse kuvandit ja loob ruumi rohkemale naftale väljaspool traditsioonilisi piiranguid. Washingtoni jaoks on see strateegiline võit, sest plokk, mis aitas rivaalsetel tootjatel mõju säilitada, on nüüd nähtavalt lõhenenud. Iraani jaoks on see hoop veelgi valusam. Teheran ei kontrolli OPEC-it üksi, kuid ta sai kasu olukorrast, kus suured tootjad tegutsesid ühiselt, et hoida hindu ja säilitada poliitilist jõudu. Kui Araabia Ühendemiraadid on väljas, muutub see olukord veelgi hapramaks. Iraan seisab juba silmitsi blokaadiga, raskustega nafta eksportimisel ja survega oma mereteedele. Nüüd näeb ta, kuidas teda ümbritsev energiasüsteem kaotab osa distsipliinist, mis aitas traditsioonilistel eksportijatel oma mõju säilitada. Läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega on ummikus, sest Trump keeldub igasugusest sammust, mis lükkaks tuumateema edasi. Valge Maja soovib, et Iraan lõpetaks uraani rikastamise, demonteeriks tundlikud rajatised, annaks üle kõrgelt rikastatud materjali, katkestaks toetuse liitlasrelva rühmitustele ja tagaks Hormuzi väina täieliku avatuse. Ilma selleta leiab Washington, et Teheran lihtsalt võidab aega. Just selles olukorras muutub Abu Dhabi otsus olulisemaks. Ameerika Ühendriikide blokaad Iraani vastu ei mõjuta ainult Teherani, see mõjutab kogu naftatööstuse mehhanismi. Peamine sihtmärk on Iraani režiim. Kuid see šokk mõjutab sadamaid, kindlustusseltse, veohindu, laevu, hoiupaake, lepinguid ja teiste riikide poliitilisi otsuseid. Kui kriis tabab nii tundliku kohta, hakkab iga tootja oma arvestusi tegema. OPEC sõltub ühtsusest. Ilma ühtsuseta kaotab ta jõu. Kartell loodi selleks, et anda tootjatele kollektiivne hääl, kontrollida pakkumist ja mõjutada hindu. Aga see valem nõrgeneb, kui üks suurtest Pärsia lahe riikidest otsustab lahkuda. Alates 1. maist jätkab organisatsioon eksisteerimist, kuid astub avatumasse faasi. Kui Araabia Ühendemiraadid otsustasid nüüd lahkuda, võivad ka teised liikmed tulevikus kahtluse alla seada liikmeks jäämise kulud. Saudi Araabia tunneb samuti mõju, sest Riyadh on OPEC-i peamine praktiline jõud ja on alati kasutanud seda gruppi. Emiraatide lahkumine ei tähenda avatud vastasseisu naabrite vahel, kuid näitab, et Saudi Araabia juhtkond ei takista enam iseseisvaid samme Pärsia lahe piirkonnas. Abu Dhabi otsustas, et OPEC-is kinni olemine või kriisi ajal piirata nende reageerimisvõimalusi. Trumpi jaoks on olukord selge. Maksimaalne surve Iraani vastu hakkab andma tulemusi ka väljaspool algset sihtmärki. Blokaad surub Teherani, kuid sunnib ka turgu ümber korralduma. Emiraatide lahkumine on tõendiks, et vana süsteem ei toimi enam. Nõrgem OPEC annab Ameerika Ühendriikidele rohkem võimalusi survet avaldada, ilma et nad peaksid nii palju kartelli otsustest sõltuma. Hormuz jääb selle vaidluse kõige tundlikumaks punktiks. Sellest väinast liiguvad läbi suured kogused naftat, veeldatud maagaasi ja väetise tootmisega seotud kaupu. Kuid põhiline ei ole väita, et Iraan valitseb maailma.
Küsimus on selles, et USA jõhker blokaad mõjutab nii strateegilist piirkonda, et see ajab kogu süsteemi segadusse. Iraan kannatab peamise sihtmärgina. OPEC kannatab kõrvalmõjuna ja Emiraadid kasutavad kriisi ära, et enne teisi tegutseda. Abu Dhabi otsusel on oma loogika. Riik tahab säilitada oma stabiilsuse mainet, meelitada investeeringuid ja suurendada oma tootmisvõimsust. Selle asemel, et jääda seotud kohmaka organisatsiooniga, eelistavad Emiraadid autonoomiat. Naftakriisi ajal tähendab autonoomia võimu. Kes suudab kiiresti otsustada, saab paremini läbi rääkida, paremini müüa ja paremini end kaitsta. Emiraatide lahkumine võib lühiajaliselt suurendada volatiilsust, sest investorid hakkavad arvestama, kas osaluse pärast tekib konkurents, kas tulevikus tuleb rohkem pakkumist või kas hinnad satuvad surve alla. Kuid geopoliitilisest vaatenurgast nõrgestab see samm rohkem Iraani kui Ameerika Ühendriike. Washington saab nõrgema kartelli. Teheran kaotab osa sellest keskkonnast, mis aitas surve all olevatel eksportijatel kauem vastu pidada. Ameerika Ühendriikide blokaad Iraani nafta vastu seab Teherani juba niigi raskesse olukorda. Kui nafta välja ei lähe, täituvad mahutid. Kui mahutid täituvad, tuleb tootmist vähendada. Ja kui vanad naftaväljad järsud suletakse, võib nende taasavamise protsess olla kulukas ja aeglane. See ongi tegelik kitsikus. See pole lihtsalt sõnavahetus. See on surve tuludele, logistikale ja tööstuslikule võimekusele. Kui OPEC on nõrgem, on tootjate koordineeritud ühisrinde hoidmine raskem. Kui Abu Dhabi on vaba, suureneb tõenäosus, et kvootidest väljaspool tuleb rohkem pakkumist. Kui Trump hoiab karmid nõudmised, kaotab Teheran aega ja manööverdamisruumi. Sõnum on lihtne. Ameerika piirangud ei peata ainult laevu, need mõjutavad ka suurte tootjate otsuseid. Sellegipoolest on seekord Trumpi võidul kõrvalmõjud. Globaalne energiasüsteem ei talu häireid. Kui üks mõjukas Pärsia lahe riik lahkub OPEC-ist, keset ummikusse jooksnud läbirääkimisi ja Iraani vastast blokaadi, muutub turg närviliseks. Hind, meretranspordi kindlustus, veohinnad ja usaldus võivad kõik kõikuda. Ameerika Ühendriigid peavad seda riski juhtima. Eriti seetõttu, et igasugune pikaajaline kütusehinna tõus võib tarbijatele ja ettevõtetele koormaks saada. Kuid otsene võrdlus on endiselt soodne Washingtonile. Ameerika Ühendriigid ei sõltu enam OPEC-ist nagu varem ja neil on tugev sisetoodang. Iraan sõltub palju rohkem oma naftatuludest ja traditsiooniliste eksportijate poliitilisest mõjust. Seetõttu teeb Araabia Ühendemiraatide lahkumine Teheranile rohkem haiget. See vähendab kartelli kaudset kaitset, suurendab majanduslikku isolatsiooni ja tugevdab arusaama, et aeg töötab režiimi kahjuks. Iraani jaoks võib see järgmine etapp olla veelgi raskem. Ilma nii tugeva OPEC-ita, Ameerika Ühendriikide surve all ja Araabia Ühendemiraatide iseseisvuspüüdluste taustal on Teheranil vähem võimalusi toetuda vanale naftasüsteemile. Trump võidab, sest näeb, et mõlemal rindel liigutakse korraga edasi. Ühelt poolt hoiab ta blokaadi ja nõuab tuuma järeleandmisi. Teiselt poolt näeb ta, kuidas OPEC kaotab jõudu, ilma et peaks kartelli vastu uut otsest meedet rakendama. Võit ei seisne ainult Iraani survestamises. See seisneb selles, et näha, kuidas Teherani ümbruse olukord hakkab lagunema. Lõpuks on pööre otsene. Araabia Ühendemiraadid lahkuvad OPEC-ist. See tähendab Trumpi jaoks võitu. Abu Dhabi saab vabaduse, OPEC kaotab jõudu ja Iraan näeb, kuidas tema kaitseruum naftaturul väheneb. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.